Tere hommikust, proua minister, Riigikogu liikmed, kallid sõbrad ja kolleegid. Ja ma kõigepealt soovin tänada proua ministrit nende tõeliselt inspireerivate sõnade eest. Haigekassa poolt ma võin öelda, et see, mis proua minister ütles, oli kindlasti suunda näitav. Laiemalt nii tervishoius kui sotsiaalsüsteemis. Ja veel kord ma sooviksin haigekassa poolt kõigile öelda tere tulemast ja tänada teid kõiki, et olete leidnud võimalus osaleda sellel aastal terviseedenduse konverentsil, mis siis keskendub meil tervena ja aktiivsena elatud elueale ja vananemisele. Käesolev aasta on ka selles kontekstis ju mitmes mõttes eriline. Käsil on ettevalmistused meie väikese riigi 100. juubeliks. Ja ma arvan, et ka selles kontekstis on tänase konverentsi teema märgilise tähtsusega. Me oleme taas iseseisvumise järel suutnud hoida oma riiki nii füüsiliselt turvalisena ja ehitada üha rohkem ka sotsiaalset turvalisust. Ja see on kindlasti suund, mis peab jätkuma, sest meie füüsiline turvalisus, selle edukus ja pühendumus füüsilisele turvalisusele tähendab seda, et peab olema midagi kaitsta. Ja meie väikses riigis, mis me saame kaitsta, on kaasav, kõike arvestav ja mitte kedagi maha jättev ühiskond. Ja kus on see põhimõte veel olulisem kui mitte küsimuses, kui mitte ajal, mil inimesed hakkavad oma elueas jõudma sinna, kus võib juba nautida tehtud töö vilju. Lisaks 100. Eesti Vabariigi 100. aastapäevale, mis meil läheneb, on just tähistamas või tähistanud või tähistamas oma küll palju väiksemat 25. juubelit ka mitu organisatsiooni, mis Eesti riigi jaoks on ka teatud mõttes tähtsusega. Ka haigekassa, me saame 25 aastaks sel aastal. Kuid ma eraldi tahaksin siin alguses tänada kogu Eesti rahvale headeks partneriteks olevaid organisatsioone ka terviseedenduse alal, nagu näiteks Eesti Perearstide Selts, Eesti Vähiliit, kes aastatepikkuse töö tulemusena on andnud olulise panuse teavitustöösse, kaasanud laiemat üldsust, ning muidugi Päästeametit, kes on meie tsiviilturvalise elukeskkonna hoidja ning suuremate ohtude ennetaja. Pikaajalisus on riigile ja organisatsioonile positiivseks näitajaks. Ja kus seda paremini ei osataks hinnata kui Eestis. Kuid, nagu ma ütlesin, koos pikaajalise riigiga kasvab eluiga ka rahvastikus. Ja muutused rahvastiku vananemisel toovad omakorda kaasa ka muutused tervishoius. Eestis pikeneb oodatav eluiga igal aastal keskmiselt 3 kuu võrra, viimastel aastatel mõnikord rohkem, mõnikord vähem. Ja see peegeldab meie üldise turvalisuse, üldise heaolu kasvu. Oluline panus sellest lisaks meie kõigi teadlikumale käitumisele on, ma olen veendunud, ka tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi arengul ja ettevaadatel, nii nagu proua minister just mainis. Kuid me ei saa muidugi mõista ka vähendada, alahinnata aina kvaliteetsem arstiabi ning meditsiinitehnoloogia tähtsust. Selles kontekstis ma haigekassa poolt rõhutaksin, nagu ka proua minister mainis, et väga oluline on eelolevatel aastatel koostöö tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna vahel. Seda nii vananevas ühiskonnas, kuid vananeva ühiskonna kõikides eluetappides. Need 2 poolt peavad olema nii arenguvalmis ja omavahel tugevalt seotud. Rahvastiku vananemisel tuleb muidugi tähelepanu pöörata ka näiteks meeste ja naiste vananemise erinevusele. Meil oodatav eluga pikeneb, kuid naiste ja meeste keskmise eluvahe on siiski jätkuvalt ligi 10 aastat. Selle oodatava eluaja vahe vähendamine on kindlasti oluline eesmärk, mis peegeldub kokkuvõttes ka Eesti rahva üldises paremates tervisenäitajates. Teine oluline külg eluaja pikenemisel on see, nagu ka proua minister mainis, kui kaua sellest pikast elust me veedame tervena. Kvaliteetseid eluaastaid soovime me kõik, mõeldes oma tulevikule, ning tervelt elatud aastatega saame rohkem panustada ka oma riiki ning ühiskonda.
Ja siin ma haigekassa poolt luban kindlasti, et me teeme kõik selleks, et toetada meie vanemaid kaasmaalasi, kaaskodanikke väärikal vananemisel. Seda muidugi ka läbi tervise edendamise ja haiguste ennetamise, kuid mis on väga oluline ka läbi tervishoiuteenuste ja ravimite pakkumise. On viidatud, proua minister viitas vajadusele tugevdada elukeskkonda, kus inimesed saavad olla rohkem kodus, ka tervisehäda puhul. Ja siin ma luban näiteks, et üks oluline samm selleks on ka koduõenduse teenuse edasine arendamine. See võimaldab saada hoolt ja jälgimist kodust lahkumata, mõjudes nii teenust tarbivale inimesele kui ka tema lähedastele vähem kurnavalt. Olulist võimalusi oleme jätkuvalt pakkunud soodusravimite lisamisega loetellu ja ma luban seda, et ravimite omaosaluse vähenemine on Eesti Haigekassa jaoks kindlasti lähemate aastate prioriteet. Oluline on vältida olukorda, kus inimene vajalikku ravi selle kalliduse tõttu ei saagi alustada. Samuti usun ma ka, et isegi kui me räägime edendusest vananemise kontekstis, siis me ei saa ka täna rõhutamata, kui oluline on panustada laste tervisesse ja laste tervislikule sirgumisele ja arenemisele. Terve ühiskonna vundament laotakse noores põlves ja tervislik vananemine, täie õiguslik vananemine, selle eelduseks on muidugi hea tervis noores põlves. Või vähemasti teha kõik tegevused selleks, et elada noores põlves tervislikumalt. Ja selles kontekstis tahaksin ma lisada järgmist. Vabas ühiskonnas saab ja peab iga inimene elama ise oma elu. Kuid samas on selge, et teatud tegevused ja harjumused on suurema terviseriskiga kui teised ning mõjutavad tervist negatiivselt. Me oleme ühiskonnana otsustanud, ja ma arvan, et õigusega, et meie väikeses Eestis on solidaarne ja kõikehõlmav ravikindlustus ja tervisesüsteem. Ma usun, et see on Eesti tuleviku üks pant ja ma usun seda, et me peame kõik tegema selleks, et mitte kedagi ei jätta maha. Nüüd, kui me tahame seda ühtsust, hoolivust ja kaasatust aga hoida, siis me peame ka tegema ühiskonnana kõik selleks, et innustada, toetada ja motiveerida käitumist, mis ei kahjusta olulisel määral tervist. Selleks on vaja teavitust, selleks on vaja optimistlikku ja tulevikku vaatavat ühiskonda. Kuid ka väga praktilise küsimusena me peame aktsepteerima seda, et me peame püüdlema olukorra poole, kus tervislikum käitumine, tervislikumad eluviisid on igale inimesele Eestile tervikuna odavamalt kättesaadavad kui ebatervislik käitumine ja ebatervislikud eluviisid. Ma usun, et siin tuleb silmas pidada pikemat perspektiivi ning mitte lasta end eksitada lühiajalistest raskustest. Jah, hea tervis on rahas mõõdatuna kallis ja nõuab ressursse, kuid halb tervis ja suur haiguskoormus on ühiskonnale, eelkõige vananevale ühiskonnale, rahas mõõdatuna veelgi kallim. Kallid sõbrad, kallid kolleegid, meil on vaja tööd teha selle nimel, et Eesti oma keskmise eluea ja tervisenäitajate pooleks muutuks üha sarnasemaks teiste arenenud riikidega, Põhjamaadega. Peame neid väljakutseid arvestades aina rohkem mõtlema haiguste ennetamisele, tervise edendamisele. 5 aasta jooksul, mis ma olen olnud haigekassa juhatuses, on mul olnud väga hea meel jälgida, kuidas siiski selline suund, ühtse tegutsemine kokkuvõttes on tugevnenud kogu meie tervisesüsteemis. Ja ma olen kindel, et see jätkub nii ka edaspidi. Veel kord tänan kõik, et te olete täna siia tulnud, kõik, kes täna siia tulnud on teinud hea valiku, on andnud oma panuse tervise edendamisse, mis kindlasti kokkuvõttes on palju suurem kui see, mis saab teha haigekassa üksinda. Soovin teile meeldivat konverentsi, palju uusi teadmisi ja kohtumiseni järgmisel aastal. Tänan teid!